Onkoloogika. Räägime vähist. On saade, mis avab ausalt ja tabudeta kahe noore naise elu ootamatu 4. staadiumi vähidiagnoosiga. Saadetesse mahub nii igapäevaelulisi mõtisklusi, arutelusid oma ala ekspertidega kui kogemuslugusid kaasteelistelt. No nii, kena kevadet. Aknast välja vaadates küll päris kevadine see olukord ei ole, aga stuudios on sellegi poolest Pille ja Kristel. Kristel ja Pille. Ja seekord trummipõrin, väga salapärane, on meiega siia laua taha maha istunud ka palju räägitud, salapärane, mitmes podcasti osas mainitud, minu personaalne coach Sandra Palm. Tere, Sandra. Tere, Sandra. Tere. Ja jälle me laseme hetke pärast kohe Sandrale ennast ka detailsemalt sisse juhatada, aga kes meie eelmist saadet kuulas? Eelmises saates oli meil külas Keiu Paapsi, Tervise Arengu Instituudi teadur, kes oli meil külas selleks, et rääkida sellest, kuidas me saaksime vähki ennetada, kas seda saab ennetada, kuidas meie elustiil mõjutab seda, kui suur tõenäosus on meil üht-teist või kolmandat haigust endale külge saada. Seal juures siis vähki rääkis statistikast, rääkis teadusuuringutest. Rääkis sellest, mis meie kehas päriselt toimub. Hard facts. Ja see saade oli üsna kerglik meie enda jaoks vähemasti. Ma ei tea, kuidas see kuulajale paistis, aga nii kui meil see salvestus lõppes, olime me ju Pille kohe veendunud, et kes on järgmine külaline? Jaa, sellepärast, et üks asi on siis see teadmine, mis su kehas toimub. Teoorias oleme me tegelikult ju kõik targad, aga miskipärast praktikasse kõike seda kanda on oluliselt raskem. Ja siis me mõistsimegi, et miks ikkagi on mingeid muutusi kaunis raske oma elus ellu viia. Just, ja sellest, ma arvan, on minu isikliku kogemuse põhjal Sandra väga hea inimene rääkima, sest kes on ka meie 4. saadet kuulanud, siis meie kõigi eluteed käivad üles-alla, vahel oleme jube tublid, siis jälle läheb kõik käest ära, siis me oleme enda peale pahased, siis me oleme enda peale uhked, see kõik kuulub inimeseks olemise juurde, aga enamasti me ikkagi mingisugust muutust ja progressi taga ajame, et kuidas siis päriselt neid muutusi enda ellu tuua nii, et endaga siiski ka headesse suhetesse jääda. Sandra, tere tulemast! Kes sa meil siis selline oled? Tere tulemast! Aitäh kutsumast! Mina olen somaatiline enesejuhtimise coach ja tegelikult isegi veel täpsemalt öeldes ma olen neurosomaatiline coach. Ja nüüd kõik mõtlevad, et mida see keeruline kombinatsioon küll tähendada võiks. Ja hästi lihtsustatult selgitades, kui sinu jaoks toimib see, et sa loed mõne ägeda tsitaadi, mõne hea raamatu läbi või kuuled mingi hea loengu, mis on tegelikult väga kognitiivne, sa saad lihtsalt informatsiooni ja sa selle põhjal oma elu muudad. Super. Meie kõigi elus on neid hetki, ehk me oleme kõik seda kogenud. Kui see toimib, siis on super. Aga meie kõigi elus on hetki, kus me leiame, et ma tean, mida ma pean tegema, aga ma ei tee seda. Või veel hullem, ma olen teinud kõik õigesti, aga mu tunne pole ikka see, mida ma lootsin. Need on need hetked, kus me liigume kehasse, me liigume närvisüsteemi, me liigume neurobioloogiasse, me vaatame, mida teeb aju. Ja minu spetsiifika ongi siis see, et ma toon need erinevad tasandid kokku. Ehk siis töös mõtteviisiga ei ole midagi halba, see on väga vajalik, aga meie elus on hetked, kus me vajame natuke sügavamaid tasandeid ja somaatika ja neurosomaatika siis seda meile ka pakub. Ja kui nüüd kuulaja kuulab ja mõtleb ja kujutab ette, et kõik need Instagrami riilid, kus inimesed katarsises kuidagi rappuvad või karjuvad või nutavad, et see on neurosomaatika, siis see ei ole see, mida mina teen. Et mina töötan täiesti teaduspõhiselt ja neurosomaatikas me liigume minimaalse efektiivse doseeringu kaupa ja tihti peale põrkun oma töös sellega, et see, mida me teeme, on klientide jaoks vähene või väike.
et oodatakse, et peaks toimuma mingi selline suur kehatasandi kogemus, aga muutus sünnib hästi väikse stiimuli kaupa igapäevaselt ja kui ma palun inimesel näiteks leida võimalus 3 korda päevas tunnetada oma jalataldu, siis ma tegelen mitu kuud sellega, et panna teda uskuma, et see on päriselt kasulik ja vajalik ja toob muutust. Ühesõnaga, kehatasandid, ajutasandid, kõik erinevad tasandid kombinatsioonis, keha kannab väga palju tõde, keha arvet ei pea, sõltumata sellest suurest kuulsast ikoonilisest raamatust, aga aju on siiski meil see organ, mis arvet peab, aga keha salvestab küll kõik meie elukogemuse. No võt, tuleme me sellest maailmast, kus su elu muutub 3 kuuga liituprogrammiga ja kõik ongi kuu ajaga lahendatud või veel parem, tule ma lahendan su juurpõhjuse ja sa oled vaba kui lind ja kõik su mured kaovad, et see siis sinu filosoofiasse ei kuulu, et sõrmenipsust on võimalik midagi tervendada. Mulle väga meeldiks, kui sellised asjad juhtuvad meie kõigi elus ja tegelikult me oleme kõik kogenud neid nii-öelda sõrmenipsu muutuseid ka, aga nendel on sageli eelnenud mingisugune pikaajaline protsess, mida me võib-olla ei ole enda jaoks ära teadvustanud. Juurpõhjusesse suhtun väga skeptiliselt, seepärast, et me oleme selleks lihtsalt liiga komplekssed ja nüansirohked. Et jah, ilus marketing. Aga liigume siis lähemale sellele, et miks sa, Sandra, siin saates täna ikkagi oled. Me nüüd kuulsime, millega sa tegeled. Ma arvan, paljudele uus info. Mina olen sinuga töötanud koos alates septembrist ja ma olen su täna vist ka ainus vähidiagnoosiga klient või coachitav. Ehk siis kohe justkui võib-olla tekib küsimus, et kuidas see siis nüüd onkoloogika podcasti puutub, et sa täna siin oled, et seda küsimust küsis meie käest Sandra ka muuseas. Aga miks sa siin oled? Mina tunnen oma isikliku nüüd vähiteekonna ja kogu ülejäänud elutee mõistes, kus seda eneseotsingut, enese materdamist, tümitamist, analüüsimist, tõeotsinguid, mida kõike veel, miks ma selline olen, miks ma mingisuguste muutustega toime ei tule, kuidas teised suudavad ja mina ei suuda. Ma ei tea, ma loodan, et teiste inimeste peas ei toimu seda, aga tõenäoliselt toimub. Ma olen see inimene, kes on proovinud ära kõiksugused programmid, koolitused, lugenud, õppinud, otsinud, aga ometi nüüd see koostöö sinuga ja need diskussioonid on miski, mis on pannud mind päriselt siis kuidagi teistmoodi mõtlema ja käituma. Miks see nii siis on? See oli tegelikult hea koht, kui ma siia otsa küsiksin, et miks see nii siis on, Kristel, sa võiksid sellele ise vastata? No, lisades siia juurde nüüd selle värske ADH-diagnoosi, et siis kõik need enese kättevõtmised ja muutuste initseerimised ja siis oma võib-olla algsete liistude juurde tagasi kukkumised on olnud see, kust ma tulen. Ja koos sellega ka võib-olla lootuse kaotamine, et mind on üldse võimalik kuidagi nii-öelda korda teha või et ma suudaksin muutuda, et ma arvan, et ma ikkagi olin väga sügavalt seal, kus ma sellesse võimalusse ei uskunud. Kuniks tuli vähidiagnoos ja ma olin täiesti veendunud, et see on nüüd see surmahirm, surmaoht, raske haigus, mis paneb mind oma käitumist muutma. Ja ei pannud. Eks ma olen ka analüüsinud seda miks see nii on. Ma arvan, et oma kärsituses ja soovis kiireid muutusi saavutada ja nüüd siis ka värskelt ADH-diagnoosiga inimesena on see dopamiini ootus järjepidev ja tahaks kõike siukse kiiresti, aga läbi selle sinuga koostöötamise kuidagi on jõudnud vist kuhugi sügavamatesse, ma ei tea, ajukihtidesse kohale see, et asjad võtavadki aega
ja isegi siis, kui mul toimub nii-öelda enda mõistes tagasilangus või ma ei soorita perfektselt midagi, mida ma olen tahtnud sooritada, siis ma olen ikkagi sammuke kaugemal, kui ma olin varem. Ja võib-olla selle teadmise omaks võtnud päriselt on mind aidanud edasi minna. Mitte, et ma teoorias poleks teadnud, et oluline on teekond ja et sa ei jõua kunagi kohale ja bla bla bla. Aga nüüd ma tunnen, et see on kuidagi nagu kuskil sügavamal kohale jõudnud, et ma ei ole võib-olla enda vastu enam nii karm, et ma olen jälle failinud milleski. Isegi kui see mõte tuleb, siis ma suudan sealt vist nüüd välja tulla äkki. Sandra, võib-olla sina äkki seletaksidki, äkki peegeldaksid natuke seda, et miks me ikkagi tuleme nii karmid endaga või kus tuleb üldse, et me niimoodi tahame olla sellised ja sellised ja kust maalt kuidagi jookseb see mingi siuke eluterve piir. Eks me sellises laiemas mõttes enesearmastuse defitsiidis oleme kõik. Ebapiisavusega võitleme kõik. Ja see on see, kui liikuda päriselt, et hakata nüüd vaatama neid eri kihte, mis kõik selle sisemaailma meis moodustavad, see on väga-väga pikk teema. Aga mudeldamine, kui lihtsalt hakata lihtsustama kuskilt otsast pihta, siis võib-olla mudeldamine on midagi, mis vääriks siin esile toomist. Meil ei ole mudeldatud enesearmastust ja kui meile midagi ei mudeldata, siis me seda ka ei omanda. Et meie aju töötab selliste mudeldamiste põhjal ja eriti varases lapsepõlves nooruses mudeldamine on oluline. Ehk siis täiskasvanud, kelle järgi me oma mingisugused harjumused, uskumused omaks võtame siis, jah? Jaa, absoluutselt, aga ka laiemalt ma arvan, et see on selline ühiskondlik paradigma, et kiiremini kõrgemale kaugemale, see käib igal pool, mis on toonud tegelikult oma mentaliteedis meile väga palju ju väärtuslikku ja innovatsiooni ja kasvu, aga ta inimese bioloogiaga ei ole tegelikult kooskõlas ja see ongi näiteks see, millega mina väga töötan ja mille nimel mina ise seda, mis on see minu laiem missioon, on see, et kui me elame oma bioloogiaga kooskõlas, siis meil on võimalik luua väga äge ja fantastiline elu. Ja see äge ja fantastiline elu ei tähenda siin murevaba elu. Aga ta on ikkagi võimsalt kihvt. Tahaks kallistada sind praegu. Jah, sest paratamatult, kui sa oled selle rongi peal olnud pikalt nagu mina, kus kogu aeg mingi küte käib, järgmised eesmärgid, järgmised sihid, järgmised projektid, siia, sinna, tänna, kogu aeg sa tormad. Ja siis, kui minu ellu nüüd ühel hetkel tuli see rongi pealt maha astumine, kus ma siis jäin ka haiguslehele ja keskendusingi ise endale ja päriselt siis mingiks perioodiks ikkagi väga optimeerisin ära kõik, mis puudutas mind ennast, toitumise, une, liikumise, stressi, elimineerisin oma elust kõik sellised kõrvalised tegurid, sest et ma saaksin täielikult keskenduda siis tervenemisele. Ja see oli jube imeline ja ma arvasin, ma siiralt, ma arvan, mingi hetk uskusin, et ja ka jagasin seda uskumust ka siin podcastis, et see ongi see eesmärk, kuhu jõuda või et mu elu nüüd ongi see. Aga sellel hetkel, kui ma jälle tulin selle taipamisega, võib-olla ka Sandraga jälle kohtumisele ja Sandra sinuga, vabandust. Ja sa ütlesid mulle, et aga võib-olla sa ei pea kõigest sellest loobuma, mis su elu oli enne. Et ei ole nagu must ja valge, on see rööprähklemine, ambitsioonikus, mingisugune tempokas elu versus nüüd see kulgemine, milles ma olin siin oma metastaasidega koos. Et ei pea valima üks või teine, vaid et neid on võimalik ühildada, siis see oli jälle minu jaoks kuidagi selline nagu heureka moment, aga samas ka taipamine, et ma ju ei oska. Tundub, et see on hästi huvitav koht, kus elus olla, et kui ma enda peale hakkan mõtlema see 8 aastat, siis need kriisikeerisid on olnud ühed võimsamad, teised natuke vähem võimsamad. Ja kui sul ongi see hetk, et sa mõistad, et vanaviisi enam nagu, mitte et sa ei taha, vaid sul nüüd juba kõik karjub, su keha karjub, su meel karjub, aga uut veisi veel ei oska.
et siis see koht on, see on tegelikult üks imeilus koht, kus tegelikult olla, kus sa nagu päriselt mõistadki, et nüüd on võib-olla see koht ka, kus peab esmalt see mingi päris valu üles esmalt tulema, et midagi saaks ära teha. Aga ma mõtlengi, et võib-olla mul ongi olnud natukene selline, ma ei tea, kiirenduse peal praegu kõikide nende asjade läbitegemine, sest ma kujutan ette, et kui minu ellu ei oleks tulnud, ma ei tea, Pille sina või Sandra sina või ma oleksin püüdnud nagu täiesti üksinda selle kõigega toime tulla, et see sama, need taipamised läbi selle, et ma võib-olla ei olegi seda enda eelmist versiooni leinanud või et ma nagu peangi rahu tegema, et ma ei ole enam see ja ma pean ka rahu tegema tegelikult sellega, et ma veel ei tea, kelleks ma saan, et pigem sellega kaasa kulgema ja vaatama, milliseks elu kujuneb, et see sama kontrollimise vajadus jälle, et nii, kui nii enam ei saa, kuidas siis nüüd on, kõik ära raamistada kohe, et ma arvan, see on jälle minu jaoks ka võib-olla natukene luksus, et mu ümber on olnud inimesed, kes on aidanud mul seda kõike mõista, et kuidas me saaksime toetada ka teisi inimesi, kes sellises kohas on. Siin tulid järjest nüüd täiesti siuksed golden nugget mõtted on ju, et super ilus kuulata. Hästi oluline muutustes on sellesama õõnsuse hoidmise koht. Vana on läinud, uut ei ole. Õõnsuses hoidmine, iseenda hoidmine, vapralt selle läbimine, kõikide tunnete päriselt autentselt tundmine. See on see, mis loob selle pinnase üldse uue sünniks. Meil on, kui me jälle siin mudeldamisest enne ka rääkisime, meil on hästi krooniline üleminekufaaside puudus. Me ei vaheta rolle enda igapäevaelus. Me arvame, et kui ma tulen tööpäevalt õhtul koju, ma pean ruttu olema ema või abikaasa või mis iganes on ju. Me ei võta rollivahetuseks aega nii väikestes tasandites, aga me ei võta ka transformatsiooniks just seda nagu rollivahetuse vahelist aega, ehk siis seda sama õõnsust. Selle õõnsuse hoidmine on tegelikult võti. Tunnete tundmine õõnsuse sees on võti ja nagu sa, Kristel, ütlesid, leinamine on ka üli oluline faas. Ja siin mul kohe tuleb meelde see, et kui me ei oska seda ju esiteks siis endale lubada, siis ongi see, kus meil lööb see kontrollimehhanism ja me tahame seda ka teistel kontrollida. Ehk siis, kui meie kõrval kukub kriisi, siis me tahame ka seda reguleerida, eks ju, et võib-olla ta vajabki oluliselt pikemat aega, et olla selles mingis oma muldis, on ju. Et meil on hästi ebamugav näha teisi kogemas midagi, milliseid tundeid me enda sees ei ole vastu võtnud. Jah. Vaat see on see koht, mul tuleb praegu anonahk peale, millega ma olen oma elus tegelikult väga palju kokku puutunud, kus sa võib-olla sul tekib nagu mingi, ja siin ma saan ka tegelikult oma mingitest lapsepõlve taakadest aru, et sa üritad inimesele meeleheitlikult mingit oma kogemust ära tõestada või kinnistada või mingid oma tunded või mingid oma valuhetki talle nagu sinna pähe istutada, aga siis sa mingi hetk saad aru, et aga ta ei saagi seda mõista, sest ta elus ei ole olnud mitte mingit sellist kogemust, et kellele sa ennast nagu tõestada tahad. Et need sügavad hetked on need hetked, mis jäävad. Nagu me ka kui üks teema, millest me täna kindlasti räägime, on siis muutuste keerisest toimetulek ja päris muutusteni jõudmine ja endaga seal juures siis sõbraks jäämine. Siis teine pool, mis mind ka on alati sinuga rääkides imponeerinud, on see suhete tasand. Et me oleme ju ka arutanud erinevaid olukordi, mis puudutab mõnda inimest minu ümber, et mind, ma ei tea, häirib, et ta teeb nii või et kuidas ma saaksin temaga nagu ühele mingisugusele platoole jõuda, et me saaks asjadest ühtemoodi aru või ja siis ma jutustan selle sulle lahti ja siis jälle see vastus, nüüd ma juba tean, et kui ma kuulen ennast kõrvalt, et sealt tuleb see vastus, et aga kas sa oled temaga ka nii rääkinud, nagu sa praegu räägid minuga. Et see on minu jaoks väga suur jälle nagu mingisugune taipamine olnud, et
me millegi pärast ei julge üksteisega rääkida nii, nagu me räägime kellegi kolmandaga olukorrast. Ja me kuidagi võtame ära selle võimaluse teisel inimesel saada osa sellest sinu kogemusest ja võtame ära võimaluse reageerida nii, nagu tema soovib reageerida. Me eeldame, kuidas ta reageerib ja tegelikult me võtame talt võimaluse luua lähedust. No aga läheme siis nende muutuste teemale sammu võrra veel lähemale. Kõik me tahame muutuda mingil eluhetkel järjest paremaks või kellegi teise sarnaseks või meid häirivad mingisugused isikuomadused, meid häirivad mingisugused käitumismustrid. Neid on raske muuta, natukene sa oled avanud ka juba tausta, miks seda on raske muuta, aga hakkame kuskilt otsast peale. Kust tulevad need uskumused enda kohta, et ma ei oskagi teistmoodi, ma ei saagi teistmoodi, et ma olengi selline? Kui ma siia sõitsin, siis ma mõtlesin, et see on kindlasti üks uskumus, mida ma tahaks kohe siia laialt välja kuulutada, et kui sa räägid endale seda lugu, et mina olengi selline ja nii on, siis see on täiesti bioloogiliselt ebakorrektne. Et varem põlvkond võib-olla tänaseni usub, kuna kunagi tõesti arvati, et aju areneb lõplikult välja ja mitte kuhugi poole enam ei liigu. Täna me teame, et me oleme tohutult neuroplastilised, seda täiesti surmahetkeni välja, ehk siis me oleme võimelised transformeeruma ja muutuma väga suurtes, laias ampluaas, ütleme nii, et avardumine on siin täiesti meie bioloogiasse sisse kirjutatud. Nii et vanale koerale ikkagi õpetab uusi trikke, kui ta ise õppida tahab. Absoluutselt. Aga räägi sellest natukene lähemalt. Mis see siis tähendab, et kui keegi mulle ütleb, et lepi sellega, ma olengi selline, midagi ei saa parata, siis... Vaat see on nii hea, lihtne, mugav on seda öelda, sellepärast, et kuskil sisimas me kõik teame, et see muutumine on ikka üks paganama raske protsess ja ka meie ajule muutused ei meeldi. Muutuda ta ei taha. Ajule meeldivad tulemused küll. Meie aju on selline nagu vajab tundma õppimist selle koha pealt, et milline on meie bioloogia, kuidas sellega arvestada. Aju ei taha üldse, et sa muutud. Aju võtab nii palju energiat sinu kehas ja kui ta veel muutuma peab, siis ta võtab veel rohkem energiat. Evolutsiooniliselt see ei olnud lihtsalt optimaalne lahendus, sest et energiat oli ju vaja kokku hoida, toitu oli vähe ja sa lihtsalt surid ära, kui sa väga palju energiat kasutasid. Ja see selline suur energia üleküllus, see on inimkeha ajaloo mõttes ikkagi väga üürika aeg olnud. Ja aju üritab sind igatepidi sellest muutumisest välja rääkida, kellel kuidas välja vedada siis mingisuguste kehaliste protsesside kaudu, toimetulekumehhanismide, mille iganes kaudu. Miks on siis muutuda keeruline? Sest aju ei taha muutuda, see on ebamugav. Ja seda teades, et aju ei taha muutuda, kas see tähendabki seda, et siis olukord ongi lootusetu, et ühest küljest sa ütled, et me oleme väga neuroplastilised surmani välja, teistpidi aju ei taha muutust, et kuidas siis, mis see saladus siis on? Ja just täpselt on ju, et kus on see kuldne kesktee. Meie bioloogia ja mida ma näen oma töös ja mida ilmselt, mis ei ole teile sugugi võõras, on see, et inimene on võimeline tegema igasuguseid asju, et ebamugavust vältida. Ja see muutumise protsessi ebamugavuse vältimine, see on see, mis enamasti seal see komistuskivi on või see sõlmeke, millest kuidagi ei taheta läbi liikuda. Väga suur energia läheb ebamugavuse vältimisele ja ebamugavuse kogemisele tegelikult ei panda piisavalt rõhku. Ma näen oma töös seda hästi palju, et tahaks kuidagi mugavalt saada hästi suuri muutuseid. Meil lihtsalt see ei ole bioloogiliselt võimalik, et muutus on ebamugav, ta on sõna otseses mõttes kehaliselt vastik tunne. Isegi kui see on midagi, mis on sinu heaks, ta on ikkagi väga vastik. Ja nüüd tulebki siit see neurobioloogia ja see närvisüsteemi treening mängu, et me saame treenida oma närvisüsteemi, et ta oleks plastilisem, et tal oleks kapatsiteet laiem, et ta suudaks hoida seda ebamugavust. Sellepärast, et mingil põhjusel, mingil hetkel
on meie süsteemile õpetatud, et kui on ebamugav, siis on see halb. Ja see on ka muidugi selline evolutsiooniline tarkus, aga ka nagu lapsepõlvest või kujunemisest või kuskilt me oleme saanud ikkagi seda paradigmat veel kaasa ka, et ebamugavuse vältimine on peamine eesmärk. Ja sellepärast jäävad rääkimata ebamugavad vestlused või pidamata, sellepärast ennast võõrastesse uutesse olukordadesse panna on keeruline. Ja ta läheb ikkagi sinna tunnete tundmise alla, et me kardame neid tundeid, mis meis võivad tekkida, kui me kogeme mingit teatud olukorda, kui ma kogen seda, mida ma kogen, kui ma räägin lähedasega ebamugavat vestlust või muutusega seotud ebamugavust. Ja tegelikult selles mõttes on see üheti nagu kurb, just selles mõttes, et me räägime siin praegu nendest rasketest tunnetest. Aga samas mul on kuidagi elu näidanud ka seda, et ka armastada me tegelikult, me oleme ka seal nii kinni, sellepärast, et siis kaob ju kontroll ära, kui sa päriselt armastad. Ega närvisüsteemi jaoks ei olegi ju head ja halvad tunded, on sagedused. Et kui me endale mingist otsast mingeid tundeid keelama hakkame, me keelame ka teisest skaala otsast tunded ära, et me tõmbame ennast nagu nii tume kui hele aladest, just kui kes kuidas tahab hinnata tumedad heledad, pluss miinus, positiivne, negatiivne. Me tõmbame ennast ühest otsast kokku ja me tõmbame teisest ka ja meie elu jääb aina väiksemaks sellest, kui me lihtsalt enda tundeid väldime ja ühel hetkel märkamatult me oleme võtnud ära kogu rõõmu, kui me ei luba endal tunda näiteks leina või kurbust. Aga Sandra, meie oleme siin Pillega olnud nüüd siis oma elu muutva kriisi keerises seoses vähiga. Kriisi on meie elus olnud igasuguseid ja läbi selle oleme me jõudnud nende taipamiste ja teemade juurde. Tõenäoliselt on sinu taustas ja elus ka olnud teemasid, mis on sind selle tänase päeva juurde toonud. Mis on võib-olla sinu enda jaoks kõige suuremad ja ka kõige raskemad muutused olnud selleks, et jõuda siia, kus sa oled? Ma olen olnud samamoodi selline professionaalne enesehävitaja, enesepõletaja igast otsast ja igasugustes tumekohtades ära käinud väga pikalt, oma hädades istunud. Või mis sind on aidanud? See mind aitas lõppkokkuvõttes see, mis tegelikult, ma arvan, aitab igat inimest, on igasuguste valedeta iseendale otsa vaatamine ja vaatamine mitte valikuliselt. Vaadata kõike, kogu tervikut, absoluutselt kõike. Me oleme ikkagi meistrid nägemaks ainult seda, mida me tahame näha. See on jälle meie aju, ta tahab lihtsalt mõelda, tahab mustvalgeid lahendusi, aga selline totaalne iseenda ees lahti kiskumine, sul ei ole mitte enam, sul ei ole lihtsalt siis enam kuhugi põgeneda. Aga kui ma nüüd kõvalega mõtlen, siis eeldatavasti see nõuabki seda aega, mida me tihti ei võta, et üldse iseendaga kahekesi või üksi või kuidas seda siis mõtestada olla ilma igasuguste segajateta. Ja võib-olla siis ka see, et kui sa endas kõik need tahud päevavalgele tood, et sa võib-olla siis kas võtad neid ka neutraalsetena, et see kõik on osa minust ilma seda kõike hukka mõistmata või? Ja muidugi natuke kuulsin kohe sinu öeldus praegu piiravaid uskumusi, et mul ei ole aega ja see on ikkagi vastik, on ju, et jah, peab ilmselt oma kogemusest klassikaline lugu, järelikult ei ole veel piisavalt halb ja ebamugav, et kui on ikka väga halb ja ebamugav, küll hakkad lõpuks otsa vaatama iseendale. Ajafaktorit ma tõesti siin ei usu, ma arvan, et kumb siis, selline kulu-tulu analüüs on ju, et kumb siis pikas plaanis on mulle parem. Kas võtta see aeg praegu, ta ei pea olema tegelikult nii pikka aeg, kui me arvame, või siis jätkata vana viisi. Aga ma just isegi pigem mõtlen, et mitte vabandusena, vaid et me ei ole harjunudki võtma seda aega enam enda jaoks ilma igasuguste segajateta, et tuleb kohe telefon, tuleb Netflix, tuleb raamat, tuleb mingisugune e-pood, mingi järgmine tegevus, et ma ise tundsin küll,
et kui ma ühel hetkel läksingi teadlikult niimoodi uksest välja, et mul ei olnud klappe peas, ei olnud ühtegi mingit tagamõtet, miks ma kõndima lähen, ma läksin lihtsalt loodusesse ja olin üksinda, siis nagu see oli lõpuks see hetk, kus ma kuulsin oma mõtteid ja hakkasin mõtlema ka võib-olla vähe filosoofilisemate ja spirituaalsemate küsimuste peale, aga enne seda, ma ei mäletagi, millal mul päriselt selline aeg oli. Vaata, sinu keha alati teab, kui sa ise endale valetad. Selle eest me ka kõik põgeneme. Me tegelikult kuskil sügaval sisimas teame alati, kui me endale valetame. Meie närvisüsteem ei ole täielikus sellises õitses, paindlikkuses, kui on need enesepettuse mehhanismid sees ja nende eest me siis põgenemegi, sest me teame, et kui me selle aja võtame, siis ma pean ikkagi sellele otsa vaatama, mida ma seni praegu nii osavalt enda eest peidan. Aga mul on, Sandra, üldse selline küsimus sulle, et kui me seda inimese elukäsitlust kui üldse sellisena nii-öelda käsitleme, siis need kriisid on ju elu on täiesti normaalsed osad, inimeksistentsi täiesti vajalikud nüansid, et me üldse areneksime, eks ju. Aga tänapäeval ikkagi on nagu teatav ma ütleks, et koolkond, aga järjest rohkem tuleb seda peale, et ela alalises kerguses ja kõik need asjad on nagu võimalikud ja ma olen hästi palju, mul mingi hetk tekkis täiesti hasartlik huvi, ma täiesti nagu nii-öelda kuidagi sükest kohati sellist võib-olla isegi üsna tulist vestlust sellel teemal teatud inimestega võib-olla alustasin, aga meil on vaja neid kriise ju või kuidas sina seda nagu tõlgendasid, et mul on enda isiklik kogemus on ka see, kus inimene vahetult enne surma veel suutis oma elu selliseks teha, milleks ma ei oleks elu sees osanud arvata, et tema elu võib muutuda. Kergus on küll võimalik, aga ta ei ole see, mida me arvame. Kergus tuleb siis, kui sa tead, et ma olen võimeline kogema ja tundma igasuguseid nurgataguseid, mis minu ette välja laotatakse. Ma olen võimeline kõigist kriisidest läbi minema, ma ei karda enam midagi. Siis tuleb tegelikult kergus. Ta ei ole see lõputu hõljumise kogemus, ta on 2 jalaga täiega vastu maad kogemus. Ja selle eeldus ei ole see, et sa oled kõik probleemid oma elus ära lahendanud ja nüüd saadki lihtsalt elada sellist lillelapse elu. See ei ole võimalik. Aga ometi, see on jälle see jutt, mida me turunduses kuuleme igapäevaselt. See on see selline reklaamiklikk ja tegelikult mul on nagu kohutavalt nagu kahju, et inimesed selles mõttes selle õnge lähevad, sellepärast, et see, et inimene seda kõnetab, ütleme siis see kerguse ihalus, seal taga on ju mingi väga suur äng ja valu ja mulle nagu alati meeldib öelda, et valu kannab, nii nagu me ütleme, et vaikus kannab, siis mulle kohutavalt meeldib öelda, et valu kannab, et kui see nüüd valu kandma panna, siis sealt tuleb välja väga palju ilu. Valu ei tasu karta. Ja jälle seesama kõik see tunnete amploa, et meie keha saab tunnetega hakkama kõigi tunnetega, meie keha on loodud tundma, meie bioloogia on loodud tundma. Aga tihti me keelame siiski sellele vaatamata erinevaid tundeid, et kui me tuleme nüüd ka meie sellise katusteema kui vähi juurde, siis olles ise patsiendina selle diagnoosiga, olles selle inimese lähedased, see on sügav kriis, millega kaasneb palju emotsioone, millest mõnesid me endale lubame, mõnesid mitte. Ja isegi kui me need endale lubame üksi olles, siis koos lähedastega näiteks viibides me tegelikult ei ole harjunud või me ei oska ja me ei tea, kas tohib mingeid tundeid välja lasta, sest me kardame teisele poolele haiget teha, on see nii. Või ka paarisuhetes, et see ei pea tingimata olema isegi mingi haigusega seotud,
et vahel me jätamegi jagamata selle pärast, et me kardame, et see teeb teisele poolele haiget. Oma päris tundeid, oma päris mõtteid, oma päris soove. Mul on siit tegelikult üks praktiline, või mitte praktiline, vaid elu, ma tõin selle korraks oma raamatus ka täiesti välja selle valu teema, kuidas mina jagasin hetke, millal ma siis 32-aastasena esimest korda niimoodi nutta sain, kus mitte keegi seda mu valu tagasi ei lükanud, ei pisendanud, ei öelnud, et kõik saab korda, aga see toimus 32-aastaselt. Jah, me oleme selle Kristeli küsimuse juurde tagasi tulles, et sellel kogemusel peab mingi data all olema, et sellel kehal on mingi kogemus, et minu valu vastu ei võeta, et me keegi ei sünni nii, et me ei väljenda enda tervik sellist tunnete ampluaad või et me ei ole oma vajadustega kontaktis, me kõik sünnime nii, et me oleme vajadustega kontaktis, see on meile kaasa antud ja ilmselt seal on all mingi kogemus. Lähedasena ongi ju ka väga raske, kui me räägime näiteks hirmudest, et ma töötan hästi palju hirmudega ümber ja hirm armastab tegelikult peidus olla. Kui me hirmule valguse peale laseme, siis ta muutub selliseks üsna jõuetuks. Aga kui me räägime näiteks ebaratsionaalsest hirmust, siis kui sa oma lähedasele lähed rääkima oma kõige ebaratsionaalsemat hirmu, mida ma siis toon praegu näiteks, et mitte keegi mind enam kunagi ei palka. Või kui ma selle suhte lõpetan, mul ei ole enam kunagi elu lõpuni mitte ühtegi sõpra. Väga-väga sellised, et me lõpetame tänaval. Väga-väga äärmuslikud hirmud, mis meie kõigi sees on, et kui me liigume seda hirmuredelit mööda, siis see alumine hirm on üldiselt väga äärmuslik. Kui sa lähed seda nüüd oma lähedasele ütlema, siis enamasti halvimal juhul naerab ta su välja või alandab. Empaatilisemal korral ta lihtsalt ütleb, et lõpeta ära, et kuna see on ebaratsionaalne, et mida sa praegu räägid. See nüüd ei meeldi hirmule selle koha pealt, et või tähendab sellele süsteemile. Et see tekitab enam selle tunde, et okei, et ma olen selle hirmuga ikka üksi. Et see hirm praegu ju minu sees on ikka alles. Ma ikka päriselt kuskil sügaval hingepõhjas usun, et ma lõpetan tänaval või ma jään üksi, keegi mind kunagi ei palka või mul ei ole ühtegi sõpra. Aga mind väga ei toetanud see. Et need on need samad hetked, miks ma praegu selle siia juurde tõin, et ongi raske olla. Meil on nii palju maailm muutunud viimasel ajal, et täna ongi väga raske olla see toetav, empaatiline, lähedane ja öelda õigeid asju. Aga ma võtaks, Sandra, sellest sinu mõttest korra kinni, et see hakkab ju tegelikult jälle lapsepõlvest pihta, et nii klišee kui see ka ei ole, on ju, et paljud uskumused ja harjumused ja tekstpidamised tulevadki meie lapsepõlvest. Et esimene reaktsioon ju ka endal, kui ma ei tea, laps kukub, lööb oma põlve ära, on see, et ei ole hullu midagi või et on palju hullemaid asju selle asemel, et tal siis päriselt lasta seda korra läbi kogeda, et minu laps on harjunud või nüüd juba kuidagi õppinud endale selle selgeks, et kui ma intuitiivselt kipun pisendama midagi selles osas, et läks juba üle, lähme nüüd edasi, on ju, et ma tahan praegu ära nutta, lase mul ära nutta, sest kuskilt maalt me nagu harjutasime selle sisse ja siis mul tuleb meelde, et lasta elab oma emotsioonid välja, aga minu lapsepõlves ei ole ju seda olnud ja ma arvan, et ilmselt ka teil mitte väga, et me olemegi õppinud, et me peame lahendama, me peame lohutama ja tähelepanu kõrvale juhtima, sest siis läheb ebamugavus mööda, et ilmselt see kuskilt sealt ju tulebki. Ja see on jälle see laiem mudeldamine, et me oleme siis täna targemad, kui oldi siis, kui me olime lapsed, et me teame lihtsalt inimesest nii palju rohkem täna. Aga mis soovituse sa siis annad, et kui me korra tuleme tagasi jälle selle, ütleme näiteks ka patsiendi ja lähedase tasandile, et kui ükskõik kumb pool siis ongi kriisis, ta tahab nutta, ta tahab jagada, ma ei tea, oma surmahirmu, ta tahab rääkida välja selle, millisena ta kujutab ette oma matuseid või mis kõik veel tema jaoks täna olulised teemad, mida tihti me kipumegi pisendama, sest nad on ebamugavad või et miks sa nüüd selliseid mõtteid mõtled, et mida me siis vajame selles hetkes, kas lihtsalt ärakuulamist, kuidagi nagu toituvanjal istuda, et lihtsalt ahah, ja siis vahetad teemat või et kuidas nagu see on jälle ebamugavus, on ju, et just, see on jälle ebamugavus, on ju, et mul on uskumus, et kui ma lihtsalt siin istun ja olen kohal, et siis minust ei ole justkui kasu, et ma peaksin nüüd ruttu lahendusi pakkuma või lahendama hakkama, et see on ka ju uskumus.
natukene kompleksne ka, et sõltub hästi palju konkreetsest olukorrast inimesest, mida tema sellel hetkel vajab, aga ei tasu alahinnata seda lihtsalt kohalolu, häälestunnult kohalolu, ehk siis ma olen kohal iga oma keharakuga, mu keha on siin, mu meel ei rända, ma tõesti kuulan sind ja ma ei anna ühtegi hinnangut. Kusjuures professionaalsel tasandil, kuna mina oma natuurilt olen ka kohe hästi selline probleemide lahendaja ja võimalust otsija ja ma kohe näen nagu mingid mõtted, et kas seda proovinud, äkki peaks seda tegema, et kui me räägime nagu töisest tasandist, siis mida on nagu selles kontekstis mulle soovitatud, ongi see, et nagu küsi, mida teine pool vajab. Kas sa tahad, et ma aitaksin sul lahendusi leida? Kas sa tahad, et ma sul lihtsalt ära kuulaksin? Kas sa tahad, et ma lohutaksin? Mida sa vajad? Et võib-olla ka selle lihtsa küsimuse ära küsimine lihtsalt ka teiselt inimeselt on juba üks samm edasi. See on väga-väga hea point, aga seal tekib natukene see koht, et see inimene sõltub, kus ta on hetkel oma seisundiga, ei pruugi teada, mida ta vajab. Tal võib seda olla väga keeruline sõnastada. Ja kui vastus ongi, ma ei tea, siis hinnanguvabalt võtan selle vastu ja täiesti hinnanguvabalt luban olla sellel, et me ei tea, teadmatuse hoidmine. Aga see ongi see, mul tundub see õhuline ruum, millel tulebki lubada olla. Ja see luba sellel tundel lihtsalt olla, luba sellel ebamugavusel lihtsalt olla, luba sellel ruumil lihtsalt olla või teadmatusel lihtsalt olla. Kui ma nüüd mõtlema hakkan, siis meie suhtes sinuga see võib-olla on üks kõige kõlavamaid lauseid, mis mulle meenub, aga lase sellel lihtsalt olla, ära hakka sellega kohe mitte midagi peale. Ja see nagu minu varasema võib-olla sellise nagu enesejuhtimise ja maailmapildiga nagu oli täielikus vastuolus, aga mulle tundub, et see oli minu sellest puslest ikkagi väga puudu. Et võib-olla see on üks asi, mis sellest saatest ka võiks inimeste jaoks äkki kõlama jääda, et tasub ruumi anda asjadele ja miks öeldakse ka, et kus see on siis hommik on õhtust targem või või mingid sellised kõnekäänud. Okei, aga muutused. Me 4. saates ka rääkisime palju eeskujudest, jälle endale võib-olla kuhugi mingist visioonist, milline ma peaksin olema või milline ma peaksin olema selleks, et olla ühiskonnas aktsepteeritav või saada teatud positsioon või ametikoht või kuhugi kuuluda või mitte olla hukka mõistetud ja nii edasi, et need uskumused tulevad jälle ka kuskilt kaasa. Ja kui nad on sulle ikkagi nagu väga sügavalt juurdunud, siis nagu mis me siis nagu peame peale hakkama, et järk-järgult mingite sammudega suuta neist lahti lasta, kui nad hakkavad meid elus pidurdama. Just, see jäin sind korra nii vaatama täpselt selle mõttega, et aga kus on probleem, et mitte midagi, kus sa ei näe enda elus probleemi, ei vaja lahendust. See on väga individuaalne, kus inimene näeb enda jaoks probleemi, et kui see hakkab su elu takistama, taaskord jõuab eneseanalüüsini see kõik välja, et endasse sisse vaatamise moment, eneseanalüüsi on võimalik teha väga-väga mitut moodi, et mis kellegi jaoks on sobiv. Võib-olla siin tooksingi selle mõtte juurde, et mõtted meie peas, et nad on tegelikult selline virvarr, lihtsalt aistinguid ja kui me ei anna mõtetele päris vormi, siis me ei saa tegelikult ka aru, mida me mõtleme. Meil on väga raske iseennast analüüsida, kui meie mõtetel ei ole vormi. Siin on hästi praktilised abivahendid, kellele toimib kirjutamine. Pille nii ilusti ühes varasemas osas tõi välja ühe triki, mida ka mina oma töös kasutan, et salvesta enda vestlused iseendaga. Kindlasti kuula neid. Ja kui sa kirjutad, kindlasti loe, mida sa kirjutad. Et mõtted tõepoolest meie peas ei ole tõde, nad on ainult aistingud ja nad lihtsalt koosnevad, see on tohutu, mis seal toimub, neid ei tasu uskuda. Ehk siis esimene eneseanalüüsi samm olekski see, et hakka märkama, et mida sa mõtled, hakka märkama, mida sa tunned ja hakka märkama, et mida sa tegelikult tahaksid tunda ja kui palju see, mida sa täna tunned, erineb sellest, mida sa tahaksid tunda. Ja siis loomulikult uskumuste kaardistamine, mida ma üldse usun, mida ma usun enda kohta, mida ma usun maailma kohta, mida ma usun, et on võimalik.
uskumused on ka, nad ei ole ainult kognitiivsed uskumused, on ka selline kogu keha hõlmav, nad asuvad meie kogu süsteemis, nad ei ole ainult sõnastuse küsimus, et me toimime päriselt, kehaliselt teeme valikuid uskumuste põhjal. Nii, aga siis võtame nüüd jälle need igasugused kriitilised ajahetked meie elus. Minu puhul täna vähk, olen ka lähenemas keskeakriisile, tõenäoliselt passi vaadates. Inimeste elus juhtub pöördelisi sündmusi, kus nad hakkavad tagasi vaatama oma elule ja on saanud oluliselt targemaks ja mõtlevad, et issand, miks ma ikka tegin selliseid valikuid ja miks ma elasin sellist elu ja võib-olla ka kohati vihkavad mingisuguseid eluetappe või osi endas, et eriti, kui see on seotud näiteks ka vähidiagnoosiga, kus sa hakkad neid niidiotsi nüüd kokku panema, nagu ka mina oma peas, et äkki ma olen selle kõik endale nüüd ise esile kutsunud ja siis ütleb arst sulle, et unusta see kõik ära otsi põhjuseid, ära süüdista ennast, lihtsalt lepi sellega, et täna on diagnoos, me ei tea, miks see selline on ja mine edasi. Et kas tulekski kõigele sellele selg keerata, lihtsalt sellega leppida või see on normaalne, et me otsime neid põhjuseid, ma ei tea, mis sa, Sandra, arvad? Ja me oleme ikkagi ju arenemisvõimelised ja arengu juurde käib see, et me analüüsime tagantjärele, me vaatame, mida me oleksime saanud teha teisiti, me õpime oma vigadest, me püüame oma vigadest õppida. Seal on, süütundel on arengus hästi oluline koht. Ta lihtsalt ei tohi muutuda selliseks nahutamiseks, toksiliseks, kui me hakkame mingit ebavajalikku keerutamist, rumineerimist oma peas tegema. On väga okei olla konstruktiivselt süütundes, see tähendab seda, et ma päriselt võtan lahti ja vaatan, et kus ma võib-olla ei teinud enda heaks parimaid valikuid ja kus ma oleksin siis saanud teisiti käituda, sellest me ju õpimegi. Loomulikult on kokkuvõttes õige selliste diagnooside puhul öelda, et ära tunne ennast süüdi, sest et see on nii kompleksne, et mitte keegi ei saa sulle öelda seda, et sina oled sellest süüdi, et see on kindlasti tõde. Aga on nii loomulik, et me hakkame otsima ja analüüsima ja see on arenguks ja edasiliikumiseks vajalik ka väiksemate kriiside juures. Iga kriisi juures on väga normaalne. Me tahame olla inimesed tegelikult, kes tunnevad ennast konstruktiivselt süüdi. Me ei taha keegi olla inimesed, kes ütlevad, et ma ei eksi kunagi. Aga võib-olla nüüd selle meie eelmise teemaga siin ongi väga selge sild, et see ei ole koht, kus ka tingimata öelda, et ära üldse süüdista ennast, ära mõtle selle peale, vaid igaüks peabki selle omal moel kas läbi rääkima, läbi kirjutama, mingil kujul läbi menetlema, et see võib-olla ongi osa protsessist, lihtsalt, et me sinna kinni ei jääks, aga lahendus ei ole ka see, et me ütleme, et ära üldse mõtle selle peale, millist elu sa elasid ja kas see kuidagi tõi sind sellesse punkti, kus sa oled, et me nagu ei canceldaks ka ära seda mõtet, et see on ju vale, et sa lähed ajast tagasi. Eks need mõtted ju niikuinii tulevad. Et võib-olla pigem ongi vaja seda õlga, et ma räägin selle välja ja ühel hetkel oma kogemusest mulle tundubki, et jälle teie kahega koos ja nii mõnega veel vesteldes ja kõikide nende asjade üle võib-olla ka filosofeerides, ühel hetkel sa jõuad naturaalselt kuidagi sellesse punkti, et sa teed rahu sellega, ja ilmselt ma tegingi midagi nagu, mis seda võis mõjutada, ma ei saa seda enam muuta, aga ma saan elada edasi teistsugust elu. Ja on väga palju olukordi kroonilistes haigustes, kus ei olegi olnud võimalik ise sinna muutusesse nagu ise siis midagi teha, et see oleks jäänud tulemata. Aga enda sellist nagu loomulikku eneseanalüüsi protsessi maha suruda võib-olla ei ole tervislik, see käib ka leina juurde, et ma vaatan läbi siis, et okei, et kust see kõik siis võis alguse saada, kas ja kus oli midagi, lihtsalt seal on hästi õrn piir, et me ei muutuks ennast nahutavaks. Aga me ei jõua sellisesse nagu nii-öelda teisele poole või rahu või siis sellise enesearmastuse või siis ka sellisesse kohta, kus ma hakkan uskuma, et minu heaks läheb kõik ikkagi väga hästi, et kõik toimib ikkagi minu heaks ja asi lõpeb lõpuks hästi, et siin on raske jõuda, kui seda analüüsi läbi ei tee. Ja see on siis igasuguse kriisi korral nii. Aga kui nüüd mõelda selle peale, et kuidas siis edasi minna?
vabandust, et ma liiga palju mingeid enda näiteid jälle siia sisse toon, lihtsalt need on minu jaoks olnud nii midagi silmi avavad. See, et me täna siin istume, et me seda podcasti teeme, et on olemas onkoloogika kogukond või see podcast või need sündmused või et meie Pillega üldse kuidagi kokku saime, see on hästi palju, Sandra, seotud sinuga. Sest kui ma mõtlen ka jälle mingite meie varasemate vestluste peale, ma olen tegelikult ju sisimas teadnud ikkagi päris pikka aega tõenäoliselt, mis on minu jaoks oluline või mis mulle sobib või mida ma tahaksin oma elus teha või milleks mul on võib-olla nagu eeldusi või mis tüüpi inimene ma olen, aga ma ikka olen püüdnud või tahtnud kuidagi millegipärast mahtuda mingitesse teistesse raamidesse ja hoidnud ennast tagasi, sest ma olen erinevaid asju kartnud. Ja nende kõikide asjade läbi hekseldamine, et miks ma siis ei julge, ma ei tea, loobuda palgatööst näiteks. Sa oled harjunud mingite standarditega, mis siis juhtub, kui ma loobun. Inimene kardab kaotada mingisugust, ma ei tea, staatust, kuhugi kuulumist, mida teised inimesed arvavad, kui ma hakkan tegema hoopis midagi sellist, mida mult ei oleks eales oodatud, on ju. Et need on justki need hirmud, mis hoiavad meid tagasi või et kas ma saan hakkama, on muidugi see põhiline vist veel. Et aga kui nendele kõikidele otsa vaadata ja jälle nagu küsida, et aga miks ma seda siis kardan või aga mis siis juhtub, siis sinuga koos ma olen lõpuks nagu kuidagi julgenud nendest hakata lahti laskma ja samm-sammult jõudnud täna siia, et ma tulin töölt ära, me hakkasime tühja koha pealt kogu seda teemat käsitlema ja ma ei ole esimene naine, kes on liikunud oma selliste unistuste ja südame kutse järgi tänu sinule. Miks see on nii raske usaldada seda, mida me võib-olla sisimas teame? Ja miks me ei taha näha neid võib-olla mingeid märke või miks me ei oska näha neid märke ja usaldada oma seda sisetunnet, et miski on meie jaoks tegelikult õige. Nii pikk küsimus jälle. Ja ma ei tea, kas miks küsimus on siin üldse õige. Sa võid siit edasi minna, kuidas iganes. Me kõik tegelikult ja see intuitsiooni teema on hästi põnev või see sisetunde teema, sellest ka räägitakse praegu palju ja oma töös ma näen, kuidas kui me klientidega jõuame lõpuks selle intuitiivse teadmiseni, siis nad on, et see on nii lihtne, et see on see, mida ma ju olen kogu aeg teadnud. Et ma mõtlesin, et intuitsiooni leidmine on mingi valgustumise lähedane protsess, et ma kuidagi kogen oma kehaliselt mingisuguseid vappumisi või midagi, aga tegelikult on see ju, mida ma olen enda kohta alati teadnud. Miks me seda kuulata ei taha, see on jälle nii mitmest otsast tuleb siit seda, et mis sinna kuulub, miks me seda kuulata ei taha, et seal on väga palju hirme, seal on väga palju neid uskumusi, mida ma usun, et on minu kohta tõsi ja mis ei ole minu kohta tõsi. Ja siit me jõuame ka jälle sinna, et me arvame, et me oleme sellised, nagu me oleme ja see ei muutu kunagi, et meil ei ole võimet muutuda. Meil on kindlasti väga suur hirm lisaks läbikukkumisele, hirm õnnestumise ees. Sellepärast, et mis siis saab, kui ma õnnestun selle kõigega, mida ma tahan teha täiesti määramatul moel. Et see saab nii suur ja lahe, et kas ma üldse suudan seda hoida, mis siis juhtub minu suhetega, mis siis juhtub kõigega minu ümber. Meil on nii palju selliseid, me oma peas jälle loome neid konstruktsioone, et mis me oleme ja mida me ei ole. Ja siis sageli lõpuks jõuame selleni, et ma olen seda kõike alati teadnud ja see on nagu selline koju jõudmise kogemus. Sest vahel ongi need suured kriisid või midagi peab väga äärmuslikuks ikkagi minema, et inimene astuks selle sammu muutuse poole, on ju. Et mis me siis nüüd saaksimegi jälle teha, et me ei peaks ootama seda nagu mingit suurt pöördelist sündmust, mis nagu sunnib sind valima teise suuna lõpuks, sest et sa ise ei võta vastutust, vaid midagi peab väliselt justkui juhtuma,
et nii nagu ka läbipõlemisega näiteks, et meile tundub, et me ei saagi seda 2 nädalat või 6 aega kestvat puhkust võtta, sest et maailm jääb seisma, kui me selle võtame ja ühel hetkel, kui sa oled läbi kärssanud ja kuskil haiglavoodis, siis saavad kõik sinu ümber ideaalselt 6 aega ilma sinuta hakkama. Et kuidas me siis nagu jõuaks selleni, et midagi ei peaks nagu halvasti minema selleks, et teha seda, mida me tegelikult tahame. Sina ise olid ju varasemalt ka professionaalne fotograaf, väga hinnatud, nõutud oma valdkonna tegija ja tegid ka totaalse kannapöörde ju tegelikult oma valdkonna mõistes, et kui kaua sa seda siis, kaua sa unistasid sellest, kaua sa seda planeerisid ja mis siis sinu jaoks võib-olla selleks nagu tõukeks lõpuks sai või... Jaa, mul kahjuks ei ole jah selles mõttes sellist lugu rääkida, et mina siis hästi targalt ennast juhtivalt selle muutuse läbi tegin, et samamoodi nagu kõik teised 5 aastat, 6 aastat praadisin, teadsin, mis see kutse on, mis on minu selline kutsumus, mis on minu tee ja istusin oma hirmudega mitte kellelegi ei julgenud rääkida, vaevu oma elukaaslasele rääkisin sellest, sest nii kartsin, et naerdakse välja, et mis on see, mida ma plaanin teha. Kuni lõpuks leidsin, et mul on lihtsalt nii talumatult halb olla oma elus, et see muutus peab sündima nüüd ja kohe ja siis see hakkas kõik hästi kiiresti liikuma. Et oma kogemuse pealt sellisest suurest muutusest, ühest nendest suurtest muutustest, mis ma olen läbi teinud, ikkagi selline klassikaline, ootasin selle aja, lasin selle parim enne ammu mööda, enne kui julgesin midagi ette võtta. Et mõnikord meil on ka vaja tõesti tegelikult ennast täiesti läbi küpsetada ja praadida. Et see käib ka protsessi juurde, me justkui kogume mingit datat, infot, kõik ei ole veel koos, kõik ei ole meie jaoks piisavalt kokku pandud selle muutuse jaoks. Lootust on, et kui me oleme mõnel korral seda datat väga kaua kogunud, siis edaspidi need muutused toimuvad kiiremini. Aga et siit ei jääks sellist muljet, et ainult muutused on olulised, et mida ma veel oma töös väga näen, et ikkagi stabiilsuse rahu hoidmine on suur väljakutse, et mõni võib saada järjest enam vist on väljakutse, mulle tundub. Just, et see ei saaks selliseks nagu omaette tegevuseks, et kogu aeg toimuvad muutused, on ju. Et oma elu üles ehitamine sellisele stabiilsele maandatud vundamendile võikski olla ju tegelikult see, mille poole püüelda. Jah, ja mulle tundub kuidagi, et kui palju meil on üldse aru saama, mis asi on tasakaal, et väga paljud inimesed ju pukivad omale sisse, eks ju, et see kell ma pean seal olema, siis ma pean seda tegema, siis ma pean seda tegema, et ühesõnaga see on kuidagi nagu siuke hästi nagu, ühest küljest loomulikult tuleb see meie teadlikkus sinna taha, aga teisest küljest, kui sa elad nii, et sul on see ühendus olemas, siis kuidagi need asjad on nagu loomulikumad, et ma ei pea nagu vägisi tekitama seda sinna nüüd, et 2 tundi nüüd mõtlen sellele ja siis tund aega mõtlen sellele, 3 tundi olen sellest. Et mulle praegu nagu väga jäigalt kui ühiskonnas kuidagi tundub, et kui inimesed räägivad aja maha võtmisest, siis tegelikult see ei tule loomulikult, vaid see on kuidagi selline nagu või ma ei tea, kuidas sina seda näed? Jaa, muidugi, ta on mehaaniline, aga kui me ei ole harjunud midagi tegema, siis ta on alati mehaaniline, et ma oma klientidega töötan ka nii, et nüüd paneme sulle kalendrisse aja kirja, millal sa enda peale mõtled. Või millal sa teed midagi, on ju, et paraku ta nii on ja ta on kohmakas ja selline jäik. Ta ei saagi nii pea enda selliseks nagu funktsioneerimise osaks või toimimise osaks, et seda ongi vaja harjutada, et muutus sünnibki sellistes väga-väga jäikades, ebamugavates, väikestes igapäevastes detailides, et see on see, kus muutus sünnib ja paraku ka selline eneseanalüüsi harjutamine sünnib täpselt ebamugavat. Et see saaks meile pärast omaseks, on ju? Jaa, et ta muutub harjumuseks hiljem, sest et su aju peab ära harjuma, et me teeme nii või. Et sellistes olukordades ma mõtlen nii, et meil on nüüd harjumus hakata igapäevaselt enda peale mõtlema. Okei, mul läheb 4 kuud, et ma selle ära omandan ja seni sa pead ikkagi jäigalt võtma selle aja. Ja kus juures see teistega enesevõrdlemine,
mul on kogu aeg tundunud, et mingisugused asjad tulevad teistel inimestel kuidagi nagu nii palju lihtsamalt või et teised suudavad, miks mina ei suuda, on ju. Samal me on Pillega ka siin vaadanud, et mingid asjad, mis Pillel on sellised, nagu mul nagu, no kuidas ma tahaks nii olla nagu Pille või Pille vaatab, et minul mingid asjad tulevad lihtsalt ja tema nagu selles on nagu mingi täiesti uimane, on ju. Et me unustame ära selle, milles me tegelikult oleme ka ise head ja mis meil on juba sisse juurdunud ja kogu aeg otsime nagu neid kohti, mis peaks saama paremaks. Ja tundub, et teistel tuleb jube lihtsalt, aga võib-olla seal taga ongi tohutu töö ja ka selline mehaaniline harjutamine, et ma olen kogu aeg nagu oodanud, et toimub see valgustumine, kus ma mingit asjade kallal ei pea hirmsasti tööd tegema, mis on sellised lihtsad igapäevased argised asjad, et ma kohe nii, kui pesumasin valmis saab, kuivati tähendab, siis ma pakingi need riided kappi ja ei jää ootama mingit paremat hetke selleks või et ma ei tea, mingid täiesti tühised sellised asjad, aga et ma harjuks seda tegema, siis ma peangi kordusi vist tegema nagu mingitel hetkedel, kui see ei tule loomulikult, jah? See on su mõte? Hästi mustvalgelt, hästi jäigalt väljendades praegu, siis loomulikult ja muutusteks aju vajab korduseid pika aja vältel. See on fakt. Ja see korduste tegemine selleks, et muutused toimuvad, peavad olema ebamugavuse piiril. Me peame tegema kordusi, me peame omale mingeid rutiine sisse harjutama, kas või ma ei tea, mediteerimine ei tule sul ju alguses välja, kui sa alles nagu pihta hakkad sellega ja sulle juba tundubki, et sa ei saagi sellega hakkama, et sinu nagu peas toimuv ei jäägi kunagi seisma, aga see on ka sisse treenitav. Aga selle kõige tuules minu jaoks jälle sellised võib-olla natuke heureka hetked sinuga koostööst, et me peaksime teatud asjade jaoks panemagi kalendrisse aja või nii-öelda koosoleku, et töises kontekstis hästi loomulik, et kui ma Pille tahan suga millestki tõsisest rääkida, on ju, siis ma teavitan sind ette, annan sulle sisendi, millest me räägime ja paneme kalendrisse aja, on ju, aga samal ajal, kui ma tahaksin oma, ma ei tea, emaga või mehega millestki rääkida, siis ma ootan, et kui mul see pähe turgatab, ma plahvatan selle näiteks kuskil köögisaare kõrval välja, et siis ta peaks suutma kohe selle peale reageerida ja midagi arvata, et see soovitas jälle oli minu jaoks kuidagi nagu selline, et aga äkki ta peakski kokku leppima aja, et sellest rääkida nii, et ei ole kiiret ja mõlemal on eelhäälestus selleks, et see on minust hästi praktiline soovitus, mida ma olen püüdnud ka ellu rakendada. Kas see on minu veidrus või me käitumegi nii, et me eraelu millegi pärast nii ei planeeri tihti? Ja jälle pole mudelit, on ju, oleme harjunud, ja kipume ka eraeluliselt teemasid tõstatama, kui nad on ikkagi põlevad. Et nüüd on tunne kohal, nüüd ma pean sellest rääkima ja nüüd ma laotan selle siia laiali ja siis on hästi kerge ju tulema pettumus, et miks teine pool ei reageeri ootuspäraselt. Aga me palju siin räägime mingisugusest müstilisest ühiskonnast ja inimestest ja kõigest sellest, et kui me nüüd jälle vaatame Pillega üksteisele otsa näiteks ja miks mitte ka sulle, Sandra, et nüüd olles selles onkoloogika kogukonnas ka sees, siis hästi sage esimene selline suund, kuhu me vaatame, on see, et läheme kuhugi spirituaalsusesse, võtame aja maha, läheme hingama, läheme juurpõhjuseid otsima, hakkame ka hästi palju lugema, uurima, otsima enda mingisugust tõelist teed ja mida kõike veel, on ju. Ja mõnel juhul see on selline faas, mis tuleb läbi käia ja ühel hetkel see muutub võib-olla normaalseks elu osaks, teisel juhul me eksime sinna ära ja me tahamegi elada seda elu, kus ongi kogu aeg kerge ja kogu aeg on selline meditatiivne ja zen olek ja igasugused äärmuslik juba elu väljaspool igapäevaseid probleeme ja takistusi, et miks ma seda nüüd heietasin, on see, et kui sa, Sandra, mulle ikkagi ükskord ütlesid, et Kristel, sa võid neid konge seal kuulamas käia, käi seal hingamas, tee erinevaid praktikaid, kõik see on omal kohal, aga see ei anna lõpuks sulle püsivat muutust tõenäoliselt, vaid mingis hetkes see muutub meelelahutuseks. Kuidas kommenteerid? Eks see ja
liigub täpselt sinna tagasi, et mida ajumuutusteks tegelikult vajab, et ja ma näen oma töös ka seda, et kui ma üritan kliendile leida igapäevaselt 5 minutit aega teha mingit neurosomaatilist tööd, meil on seda nii palju raskem leida, kui see, et ta käib reede õhtul 1,5 tundi mingisugusel hingamisrännakul. 1,5 tundi kord nädalas hingamisrännakut ei muuda tõenäoliselt sinu aju selliselt, kui iga päev väikesed ampsud on ju mingit sihitud tegevust, mis võib-olla on täpselt sinu närvisüsteemile suunatud. Muutus lihtsalt meie bioloogias nii ei tööta, mis ei tähendaks seda, et selline eneseotsing ei oleks omal kohal. Me kõik vajame eneseotsingut ja me kõik vajame ka selliseid spirituaalseid tasandeid ja ka seda muide teadus väga ilusti kirjeldab lahti, et inimese elu tähenduslikkuse juures mängib selline hingestatud olemine hästi suurt rolli, et ikkagi meil on vaja oma spirituaalne mina leida. Eestlased hästi palju leiavad seda näiteks looduses, et see kõik ei pasja juurde. Meil on vaja lihtsalt selliste nagu rännakute ja praktikate juures hästi tugevalt enda jaoks seada, läbi mõelda, mille jaoks me seda teeme, mis on nende praktikate eesmärk ja mida me sealt ootame, et me ei ootaks asju, mida nad meile anda ei saaks ja me näeksimegi neid kui lihtsalt kogemusi, kui rännakuid. Ja tulles neurobioloogia juurde, siis on väga palju närvisüsteeme, eriti kui on kriis, mis ei talugi 1,5 tunnist või tunni ajast hingamisrännakut ega ka tunni ajast kongi helide kuulamist, et närvisüsteem on meil, vajab muutusteks palju vähem, miinimum efektiivne doseering, täpselt suunatud sellist stimulatsiooni, sisendit on väga suur oht lõpetada düsregulatsioonis. Jah, mul tuleb meelde üks enda tuttav, kes oli päris pikalt nende hingamiste rännakute lõksus ja ühel õhtul ta peegeldas mulle ühte hingamisrännakut nagu tagasi, kuigi hingamine on väga toetav selles mõttes, et mingites hetkedes ta on väga hea abivahend. Aga selles mõttes, et jah, vaat ongi see, et miks sa seda teed või mida sealt otsid. Ja siis ta nii naljakalt mulle ütles, et on nagu hambad ristis niimoodi natuke. Ma seekord ei hakkanudki nutma. Et noh, kui sul on juba mingi eeldus, et noh, et ma lähen sinna hingama, et no peaks selle mingi emotsiooni sealt välja kiskuma, et mis asi see siis on? Või miks inimesed, kuidas see nagu või kuidas seda tõlgendada? See on selline laengu üles kutsumise, et jälle neurobioloogiliselt me saame neurosomaatikas, selles, mida mina teen, on emotsioonide protsessimine hästi olulisel kohal, et miks ta on ka tähtis, et kui me hakkame räägima ainult kognitiivsetelt tasanditelt, siis me ei ole kognitiivsed, me oleme tegelikult emotsionaalsed, nagu me oleme ka täna kõnelnud ja emotsioonide protsessimine on hästi oluline, aga me saame emotsioone protsessida ainult laengu juures, kui laeng on päriselt kohal, et selline nagu stimuleeritud esile kutsutud laeng ei ole tegelikult sul ajus isegi samasuguse pildiga, kui see päris autentne laeng. Et nüüd see sõltub hästi palju tegijast, et ei jääks kuidagi seda kõlama, et hingamine on halb, et hingamine on kõige alus ja absoluutselt ülioluline, et ja kõik need rännakud on väga-väga okei, vaata lihtsalt hästi hoolega, kes on see tegija, kelle juurde sa lähed. Et see hingamisrännakul, jah, loomulikult seal kutsutakse esile seisundid, see on lihtsalt selline mõnusalt kompleksne neurotransmitterite kokteil, mis hakkab kehas toimima, et vähe loota sellest tegelikult püsivat muutust. Mm-hmm. Küll aga hingamine äärmiselt oluline, et kui me räägime ka, ma näen oma töös, et me jõuame mingi hetk, olen kliendiga juba tükk aega töötanud ja kehataju hakkab taastuma ja siis ta kõneleb, et ma olen hakanud märkama, et ma unustan päeva jooksul hingata. Et kui me räägime sellisel tasandil, et see on see, kuidas täna inimene on oma kehaga kontaktis, siis see tunniajane hingamisrännak on sageli palju. Ja. Jälle tulles võib-olla tagasi kehakontakti märksõna juurde, mida sa just mainisid. Ma mäletan meie esimest kohtumist sinuga. Ja jälle ühte sinu tsitaati. Kui ma kirjeldasin sulle, kuidas ma senimaani olin funktsioneerinud, oma elust läbi tulnud, saavutanud, mitte saavutanud, jännis olnud,
siis sa ütlesid mulle, et tead, ma ei ole vist näinud ühtegi inimest, kes oleks nii meisterlik oma keha vajaduste ignoreerija või et kes nagu nii meisterlikult oleks kinni keeranud selle keha hääle, mida sa tegelikult vajad selleks, et oma eesmärkide poole liikuda. Kas see on sage? Täiesti ja absoluutselt ja see viibki tagasi sinna bioloogiaga kooskõlas elamise kohta, et meie bioloogia ei ole nii loodud, et me ei teaks, mida me vajame, et me ei tunneks, mida me vajame, et see on meie kõigiga sünnipäraselt kaasas, me oleme lihtsalt ennast treeninud seda ignoreerima. Et see on väga-väga-väga levinud, et taaskord tõesti, et märgata päeva jooksul, et sa hoiad hinge kinni, et need on need baastasandid, millest me täna räägime. Ja minu enda jaoks on hästi oluline ka võib-olla see avatult ja üleüldse autentsus selles minapildis ja julgus sellest nüüd ka rääkida, et see võib-olla on jälle mingisugune standard, et jällegi iga kord euro saaks, kui keegi ütleb, et kuidas sa küll oled nii tugev või et kuidas sa kõigele vaatamata lähed ja teed ja saad hakkama mingisuguste asjadega ja nii edasi, et seda justkui nagu, ma olen harjunud, et see on miski, mille eest ma saan tunnustust või minu väärtus kasvab, siis ma saan aru, et läbi sellega siis veel omakorda süveneb see, et ma veel vähem kuulan seda, mida mul tegelikult on vaja. Ja jälle sellest arusaamine on pannud mind nüüd päriselt jälle märkama, kui ma hakkan midagi ignoreerima ja ma tunnen, et sellest on vaja rääkida. See on ka jälle üks põhjustest, miks me oleme täna siin, et me päriselt räägiksime nendest tunnetest ja et see on normaalne tunda, kõik ei tule lihtsalt, see on fassaad ja kõikidel inimestel on need omad mingisugused teemonid ja mehhanismid, mille arvelt nad midagi teevad ja lõpuks see võib sulle maksma minna sinu tervise ja elu või väga olulised suhted, on ju. Et jah, ühesõnaga oma keha kuulamine sinnamaani, kui me jälle hakkasime sinuga sellest rääkima, oli mõjaks, kuula oma keha, ta ütleb sulle, mida on vaja. Nagu mingi, ma ei kuule midagi. Et äkki sa oskad tuua meil näited, et kuidas siis keha sulle annab märku, et võib-olla peaks korrigeerima midagi. Kuidas see kontakt esmalt just nagu saavutada siis? Kuidas saavutada kontakti? Alustada tulekski sellest lihtsalt ülekordamise mõttes, et kui on mitukümmend aastat harjutatud keha mitte kuulamist, siis see ei juhtu kindlasti üleöö. Samas oma kogemusest ja ka sellisest väljaõppest võin kinnitada, et kehakontakt on ikkagi nagu kogu aeg kuidagi moodi olemas. Kellel ta kuidas siis märku annab, aga me tajume ikkagi oma keha selliseid eripärasid, mõnel higistamised, mõnel migreenid näiteks on ju, mis on siis, aga haigestumised, jõuetused, energia kukkumised, need kõik käivad sellise keha tasandi alla. Emotsionaalsed tasandid, et kuidas ma tunnen oma tunded oma kehas ära, kuidas ma luban neil olla, kuidas ma nende vastu võitlen, et millistel hetkedel ma kipun võib-olla ennast kuidagi hävitama, mida ma olen tundnud enne seda, kui ma ennast hävitan, et millise tunde ma tegelikult püüan sinna enesehävituse sisse ära peitamata. Keha kõneleb tegelikult kogu aeg meiega, et see selline igapäevane kehakontakti otsimine on ka tegelikult palju lihtsam, kui arvatakse, et võib-olla nüüd kuulajal ongi jäänud mulje, et see on mingi tohutu metoodika, mida nüüd tuleb hakata kuidagi jälle oma ellu looma. Aga sellised kõige lihtsamad viisid oma kehaga kontakti saada meie kõigi jaoks olemas, et see ongi siis gravitatsioon ja hingamine näiteks, et gravitatsioon ja hingamine on alati meiega. Sul on alati võimalik võtta mikropaus, mõni sekundit, hingad nii, et sa pöörad oma hingamisele tähelepanu ja samal ajal tunnetad gravitatsiooni. See mõjub naiivselt ja sageline see somaatiline töö mõjubki naiivselt lihtsalt, et ma olen näinud seda uskumust väga palju, et mis mõttes selline asi saab midagi minu ajus üldse muutma hakata. Et leida neid lihtsaid võimalusi, kuidas oma kehaga kontakti saada ja siia podcasti juurde ma annangi sellise väikse PDF-i ka inimestele, kus on absurdselt lihtsad viisid enda kehaga igapäevaselt kontakti luua.
Ja neid praktiseerides siis ka meeles pidada seda, et see ei ole kiire tulemus, vaid see nõuab järjepidevust. See on järgmine piirav uskumus, et ma tegin ju praktika ära, mu elu ei olegi muutunud. Kuule, aga üks praktika, mille osas mina olin väga ühtpidi skeptiline ja teistpidi võib-olla ka ootusärev, et kui ma üldse sinu nagu tegemiste juurde jõudsin, siis minu sõbranna kirjeldas lihtsalt, kuidas ta tegi koos sinuga sisemise lapse praktikat ja nuttis ja mida see kõik talle andis, on ju. Kõik see traumatood lapsepõlvest, tee rahu oma sisemise lapsega, see on jälle selline, et kui sa seda nagu tausta ei tea, on ju, et see kõik on juba klišee ja siis kui ma nüüd seda ise kogesin jälle ja ma seal kohas ära käisin, et see tegelikult ikkagi vastab tõele, et seal on nii palju peidus, et äkki sa natukene räägid sellest ka, kuidas see sisemine laps või see väike mina meie kõik kogu aeg kaasas on. Ja ma võib-olla laiendan seda mõtet sealt, et tihti need sisemise lapse otsingud võivad jõuda ka oma, ma ei tea, vanemate süüdistamise või mingite süüdlaste otsimiseni, et aga see tõenäoliselt ei ole see, mis meid päriselt kuidagi aitab, on ju, et ja see Eestis, kui sa ütled sisemine laps, siis saad ikka väga palju hinnanguid, see on minu kogemus. Kindlasti ei ole täna enam, me teame, vajalik aastaid minevikku üles kraapida selleks, et liikuda edasi. Ja me kindlasti ei teinud ka sinuga ja kõigi oma teiste armsate klientidega seda praktikat selleks, et kuidagi leida süüdlaseid või midagi üles kraapida või et sa pead ilmtingimata selles punktis ära käima, sellepärast, et muidu sa ei saa absoluutselt edasi liikuda, see ei ole tegelikult taaskord neurobioloogiliselt tõsi. Sisemise lapse metoodika lihtsalt toetab seda enesearmastuse ja endasse hinnangu vabalt suhtumise kasvatamist ja tegelikult su aju lihtsalt sellistel rännakutel ta ei tee vahet, mis on praegu ja mis on olnud ja ta usubki seda, mida sa siis oma rännakus koged. Aga sisemisest lapsest isegi sinna juurde alati mulle meeldib kombineerida sisemiste osadega töötamist, et meil kõigi sees on selline tohutu orkester osasid ja ühe sellise mõnusalt ägeda elukogemuse juurde minu jaoks kuulub see, et ma aktsepteerin oma erinevaid osasid ja nad võivad olla ikka väga tumedad ja vastikud ja meie sees on kõigi sees osi, mida me ei tahaks, et maailm näeb, mida me võib-olla iseendalegi pole tunnistanud, ja mingid osad, mis tulevad ja kaaperdavad meie käitumise mingitel hetkedel, kus me tahaksime hoopis teisiti käituda, et see sisemise lapse ja osade töö töötab omavahel sellises mõnusas sümbioosis ja selline osade omaks võtmine ja mõistmine alustuseks, et kõik minu sisemised osad on kujunenud minu kaitsmiseks. Ka see osa, kes tahabki juua hommikuni, kaitseb mind millegi eest. Et meie närvisüsteem võtab alati esimese ette juhtuva tee regulatsioonini. Kui harjutatud on alkoholi poole pöördumist, oletame, siis ta võtab selle. Kui harjutatud on sulgumist teistest inimestest, isolatsiooni liikumist, siis ta võtab selle ja sa lähed isolatsiooni või siis sa koged mingeid vihahooge, et see on see ja nende taga me võime siis kirjeldada erinevaid osi, et see on minu see osa, kes kipub äkkviha kogema, see on see minu osa, kes tahab alkoholi poole pöörduda ja meil on võimalik siis samamoodi neurosomaatiliselt nende osadega kontakti luua ja see on hästi selles mõttes ilus kogemus hakata nägema, et appikene, et see osa, mida ma olen alati arvanud, et ta võiks minu seest kuhugi kaduda, ega tal kuhugi minna ei ole. Ja mul kohe kangestub see, et kuidas me üldse, kui see puudutas seda alkoholi teemat või üldse, mis puudutab ka juba, mis lähevad sinna sõltuvuste teemasse, siis on need ju toimetulekumehhanismid, eks ju. Et ühiskonnas me ikkagi räägime, et haigused või tembeldame neid kuidagi neid sõltuvusi, aga tegelikult on need toimetulekumehhanismid. Absoluutselt, jah. Ja tihti ongi see, et me teistmoodi ei oska, et kas me siis ilmselt sellest moraali lugemisest võtta end kokku, see kõik see ei tööta lihtsalt. Tõenäoliselt ei tööta väga, vaid
vaid inimene peabki õppima kuidagi teistmoodi siis toime tulema. Just, moraali lugemine ja ega me räägime ju endale ka enda sees on ju moraali sellele samale väiksele abitule sisemisele osale, mis ei oska teisiti sind aidata, kui pöörduda mingisuguse mehhanismi poole ja siis me ütleme talle ka, et kuule, et võta end kokku ja seal aitabki hästi tihti see, kui seda osa hakata tajuma iseenda osana esiteks ja samas ka näiteks seesama sisemise lapse võrdlus, et kui sa kujutad ette, et ta on see väike sina, väga-väga abitu ja õnnetu ja siis sa lihtsalt käratad talle, et kuule, et võta end kokku, et täitsa mõttetult paned praegu, et siis see juba tekitab sinu sees midagi. Ja mind kuidagi nagu see võib-olla on juba ka varasem mõte, aga see nagu toon ongi jah, see hääletoon ja tonaalsus, kuidas ma oma sisekõne pean ja iseendaga räägin, iseennast kohtlen, et keegi kunagi tõi kuskil selle võrdluse, et kas sa samamoodi räägiksid oma lapsega. Kas sa niimoodi kasvataksid oma last, et temast kasvaks terve ja õnnelik inimene, et see mulle ka aeg-ajalt nagu turgatab pähe, kui ma jälle taban ennast hetkelt, kus ma olen enda vastu liiga karma. Või siis on see, et loetle nimekiri, mida sa oma elus armastad ja siis vaata, kuhu sa ennast panid. Kui klassika, mõni panegi ennast sinna. Ja see on ka nii huvitav, on ja siin ka selline nagu ühiskondlik paradigma, et inimesed, kes ise ennast armastavad, on ikka hästi egoistlikud. Jah. Aga ma arvan, meil vist ikkagi see enesearmastuse termin on meil ühiskonnas ka väga palju ära lürtsitud tegelikult, et sinna on pandud kuidagi nagu mingi natukesuguse eneseimetluse kuvand on pandud sinna taha. Et aga sa just, Sander, enne kui nii ilusti tõid selle esile, et kui sa ikkagi oma need varjupooled just nagu omaks võtad, et noh, kui me räägime, et välismaailm on duaalne, siis tegelikult meie sisemaailm on ju täpselt samad moodi duaalne. Ja noh, on see nüüd mingi piibellik tõde või mis tõde see siis kokkuvõttes on, aga noh, mina nagu järjest enam saangi oma võib-olla inimsuhete baasilt aru, et kui sa ikka iseennast ei hoia ega ei armasta, siis ega see hoidmine ega armastamine mitte kuskil ühessegi suhtesse ka edasi nagu ei kandu. Et see on siuke valus koht, et ikkagi kõik saab iseendast alguse. Ja kui me tahaks kõiki oma maailma taipamise läbi selle poole aasta siin podcastis jagada, aga ilmselt see ei ole kõige mõistlikum teguviis. Aga ma ühe asja noppin ikkagi veel üles, mis võib-olla kuidagi kedagi aitab või paneb natuke teise nurga alt asjadele mõtlema. Et tihti, kui me oleme ka jõudnud olukorda, kus on oht, et sa kaotad oma lähedase, siis sageli ka suhted omandavad teistsuguse tähenduse või teistsuguse iseloomu, kui sul on ikkagi see hirm, et kõigi meie seost kaob, siis võib-olla ma pööran talle rohkem tähelepanu, olen rohkem olemas või sootuks kaon ära, on ju. Ja see juhtub siis. Ja siis vahel tundubki, et nüüd on aega nii vähe. Ja ka surivoodil ju tihti öeldakse, et oleks tahtnud veeta rohkem aega oma perega, oleks tahtnud ära rääkida mingid asjad, millest ma kunagi ei rääkinud või nüüd ma jäingi hiljaks, sest et see teine pool juba lahkus. Et sellega kooskõlas, kuidas ma seda nüüd siia sisse toon, eriti lapse ja vanema suhetes oli valgustav hetk see, et mina oma ema jaoks või oma isa jaoks olen ikka laps ja nemad minu jaoks on ikka minu vanemad ja seda ei muuda mitte miski. Aga kuhu sa mind, Sandra, juhatasid, on see, et tänases päevas me oleme kõik täiskasvanud ja meie suhtedünaamika tegelikult saab olla hoopis midagi muud. Et vahel on ju nii, et sa lähed vanemate koju, siis sa hakkad käituma kui laps. Või ema hakkab sinu eest intuitiivselt kui lapse eest hoolitsema. Ja siis me jäämegi nendesse rollidesse kuidagi võib-olla elu lõpuni kinni, aga meil tegelikult on olemas see võimalus, et kõik osapooled võtavad vastutuse enda kui täiskasvanu elu ja otsuste eest ja lasevad lahti nendest rollidest, kui me kõik oleme täiskasvanuks saanud. Et me ei püüa enam midagi kompenseerida. Ja lubavad ka teistel vastutada ja otsustada. Just. Et
et see oli jälle üks selline heureka kuidagi minu jaoks, sest et see lapse ja vanema suhe kestis tänase päevani, või nagu tolle päevani, aga siis, kui ma olin sinuga jälle selle vestluse ära pidanud, siis see, kuidas me peale seda suutsime emaga koos maha istuda ja rääkida asjadest kui 2 täiskasvanud, kartmata seda, et ma oma ema või last millegagi haavan, ja ka sinul oli ju oma emaga selline kogemus, et see oli nii vabastav ja see muutis meie suhte nii palju paremaks. Et jälle, miks ma seda räägin, on see, et ma tahaks julgustada jälle inimesi sinna kuidagi jõudma. Aga sina oma sõnadega jälle oskad seda ilmselt kuidagi palju paremini adresseerida, nii et palun, Sandra. Eks ta läheb ju jälle sinna rollivahetuse temaatikasse, et kui ma enne rääkisin rollivahetusest sellise igapäevase praktilise nurga alt, siis vaadata oma rolle ka laiemalt on ju pikema aja vältel, et milline on täna minu roll minu pere mudelis, milline roll võiks olla, milline roll on toetav, et kas ma olen unustanud äkki rollivahetuse kaasa teha, kas on unustatud siin mudelis rollivahetus kaasa teha? Pille, võib-olla kõik ei ole su raamatut lugenud. Pane siia see enda kogemus ka juurde. Sa mõtled minu kui suhtest nii-öelda siis vanematega mõtled? Aga võib-olla me ei pea minema sinna. Ma olin mõtlenud see, millest sa enne rääkisid, kus sa esimest korda said nutta ja välja elada kõik ilma... Jaa. Mu raamatus on päris palju selliseid nii-öelda, kus ma kirjeldan tegelikult selliseid transformatsiooni hetki. Mõne inimeseks tundub võib-olla, et on selline täitsa tavaline hetk, et kõik ju nutame ja kõik toetame aeg-ajalt oma selga vastu seina ja vaatame päikesesse ja kõik me tunneme füüsilist valu. Aga ma kirjeldan seal ikkagi ära oma neid selliseid transformatsiooni hetki ja see sama esimest korda nutmise valu selliselt nutta, kus mitte keegi seda tagasi ei lükka, siis mina ütlen, et see hetk kõrvalt võis olla ju tegelikult väga selline valus vaadata, kogeda. Ma olen ema käest ka ikkagi pärast küsinud, et mida ta nagu ise tundis. Aga mingitel hetkedel ju siis ka tema oli mingis sellises kohas ja mina olin sellises kohas, kus tõesti me mitte kumbki me ei öelnud nagu mitte ühtegi nagu sõna. Ja see hetk, mina võtaks seal ainult ühe sõna kokku, oli puhas armastuse hetk. Sinna taha tuleb tohutu tänu ja ma tegelikult järjest saangi aru, et see valu kui selline meie hinge vaevad, me ei peaks siin ainult panema seda kannatuste pitsrit peale kogu aeg, vaid seesama, mul tekkis ka selle sama kuidagi selle vähidiagnoosiga mingi selline jonjakus sisse, et klassikaliselt, nii nagu mina käisin arutasime, et kas meie ühiskond on valmis naeratavateks vähihaigeteks, on ju, et selline natukene intrigeeriv küsimus. Aga mul jonnakas nagu sundis mind otsima seda mingit teist poolt sealt, selle kannatuste mündi alt. Aga vägisi ei tule mitte mingit otsingut. Ja ma teekonnal sa ikkagi jõuadki sinna mingi hetk, kui mina jõudsin, et selle valu alt on võimalik ehitada üles väga ilusad suhteid, eeskätt iseendaga. Ja sealt läheb edasi. Ja nüüd, et siit... inimsuhete dünaamikad ja ajalugu on väga erinevad, on ju. Ja vahel mõnda suhet lõpuni ei olegi võimalik ju päästa, et kui sa tahad kõik enne surma korda teha või kõigiga jõuda kuhugi ilusasse kohta, siis võib-olla nagu vahel on ka need hetked, kus tulebki lihtsalt lahti lasta ja leppida sellega, et selliselt on nii. Sest vahel me jääme muidu selle maailma parandamise või teise inimese parandamise lõksu, on ju. See saade võiks kesta veel tunde tõenäoliselt
sest tahaks ju mõelda ja filosofeerida ja arutada ja võib-olla sellest kantuna mina julgustaks küll leidma enda jaoks need Pilled ja Sandrad, kes on sinu elus need inimesed, kellega lihtsalt rääkida. Ilma igasuguse tagamõtteta, kellele julgelt avada oma sisemaailma, sest kogu see ka maailma filosoofiline ja spirituaalne pool tegelikult on väga oluline osa meist ja kui me ainult oma elu seame praktiliste teemade ja praktiliste küsimustega, siis me jääme nii paljust ilma. Et see on see, mis mina tahaks tänase saatega kaasa anda. Jah, sest et julgus võtta vastu valu, siis seal ongi see teine mündi pool, sama julgus võtta vastu ka seda armastust. Sandra, suur aitäh sulle, et sa täna siia meiega tulid ja ma olen üliõnnelik, et sa oled minu elus ja valinud just selle tee, mis sa oled valinud, sest kaugelt on näha, et see on sinu kutsumus. Aitäh sulle, Sandra. Elusat elu. Elusat elu. Onkoloogika. Räägime vähist.